Tere tulemast kuulama Euronixi taskuhäälingut. Täna oleme kutsunud endaga vestlema Kersti ja Eveli, kes teavad toodetest palju rohkem kui mina ja põhjus on selles, et detsember on käes ja jõulukingituste ostmise kuldaeg loomulikult ja meilt on väga palju küsitud, et mida osta, kuidas osta ja mida siis nagu on, mis on sellised tooted, mida võiks erinevates hinnaklassides kinkida. Kuna meie valik on hästi suur, siis meil on tegelikult nagu väga soodsad asju, kuigi on palju asju neile, kes tingimata hinnasilti vaatama ei pea. Ja sellepärast oleme kutsunud endale siia nõuandjad nõu andma, nii mulle kui teile. Ja alustamegi võib-olla kõige soodsamast hinnaklassist, et paneme selle piiri sinna 50 € juurde ja räägime sellest, et mida sellise hinnaklassis kinkida võiks ja tegelikult läbi aegad on nagu jõululaua ümber ja ka siis pikkadel pühadel tavaliselt nagu mängitud mänge ja mitte arvuti või telefoni istumismänge, mis ekraanide juurde meid nagu niimoodi üksikult ära tõmbab, vaid pigem seltskonna mänge ja selleks on meil näiteks erinevad variandid Monopolist, mis on selline legendaarne mäng ja mina valisin välja just nagu Super Mario versiooni just sellepärast, et nendel inimestel, kes on praegu täiskasvanuks saanud ja ise juba lapsed saanud, mäletavad ka nemad Mariot, eks ole, see on nagu selline uus asi, et kuigi siin Monopoli mängu valikus on meil olemas ka erinevate tänapäevaste mängude disainiga variante, aga siis see Mario on selline kõigi jaoks mõistetav ja võib-olla natuke nostalgiat tekitav mäng, eks ole. Kõik täiskasvanud teavad neid kollaseid kassette, mille peal sai mängida Super Mariot. See on nostalgia natuke, et kuidas, kas teie, Eveli, mängite kodus mingid lauamänge? Lastega? Ja paraku tuleb välja nii. Kuna meil on hästi palju neid lauamänge, siis nad iga õhtu tulevad mingi erineva karbiga sealt ülevalt alla, et hakkame nüüd mängima. Ja tegelikult see on väga oluline lastele. Ja. Et vanemad tihtipeale ei tahaks, ei viitsiks mängida, võib-olla mingeid olulisemaid asju teha, tuba koristada ja muud, eks ju. Aga tegelikult on lastekasvatusspetsialistid ütlevad, et lauamängude mängimine on väga oluline osa. Arendab, eks ole. Just. Ja. Ka täiskasvanute seas on praegu lauamängud väga populaarsed, need tõmbavad ära telefonist, sellepärast, et ka täiskasvanud istuvad väga palju telefonis. Lisaks, kui te istute kõik kuskil pereringis jõululauas, no ei taha ju terve õhtu otsa seal kapsast ja verivorsti süüa, et tegelikult see on selline mõnus tegevus, mis toob seltskonna kokku, toob tuju alati üles, väga lõbus tegevus. Monopoli puhul muidugi on oht see, et see mäng nagu läheb hästi pikaks. Ja, aga jõulud ongi pikad pühad. Just, ja seltskonnaga kvaliteetaeg, eks ole, miks mitte pikk. Just, et selles mõttes sellised lauamängud ja üldse sellised seltskonnamängud, mis on, siis ei ole nagu ekraanipõhised, on tegelikult ikkagi, nad võiksid olla rohkem au sees ja sellepärast ka meil on nad valikus. Tegelikult on, et nagu Kersti tegelikult ütles, ka täiskasvanute seas on juba see lauamäng on populaarsust kogumas. Inimesed hindavad seda võimalust üksteisega aega veeta ja päriselt üksteisel otsa vaadata, mitte läbi telefoni sükesi meeme saata ja siis kumbki omas ekraanis nagu naerda. Järgmine asi, mis tegelikult, mida me siin Kerstiga vahepeal korraks arutasime, et kuna meil on siin samamoodi suur kontor ja üks väike köök ja me ei mahu siin väga hästi ära ja kuidas me selle mikrolaineahju, kui kõik lõunad lähevad samal ajal, kuidas me seda asja soojendame, siis mis Kersti mulle soovitas ja mida ma nüüd kavatsen ilmselt oma jõuludes kinkida võib-olla, on Kambuka toidutermos. See on kohe Eveli kasutanud ka seda. Mina ei võta toitu kaasa, et ma olen selles mõttes natuke kehva näide. Küll aga võtan ma tegelikult selle joogitermosega kaasa endale smuuti. Joogitermosed on mul ka olnud, eks ole, või on olemas, aga see toidutermos on minu jaoks nagu selline asi, mida ma olen kogu aeg mõelnud ja nüüd on mul olemas nagu Kerstina on näide, kes seda kasutab ja soovitab, et tegelikult asi, mille peale tihti ei mõelda, et kui sa oled kuskil kontoris, siis sul on võib-olla mõnikord lihtsam see toit nagu hommikul kodusoojaks teha ja kaasa võtta, kui hakata võitlema selle õige hetke pärast, eks ole. Lisaks sobib väga ka nendele inimestele, kellel on liikuv eluviis ja kes ei tööta püsivalt kontoris, sest tõesti need Kambuka toidutermosed, väiksem on 400 milliliitrit ja suurem on 600 milliliitrit, saad endale sinna 2 toitu kaasa teha ja kui mina olen omal pudru teinud hommikul 7 aeg valmis, siis kell 1 päevaks seda süües see on ikkagi soe ja kui sa pead ringi liikuma või su elu on kohati palju autos, kus sul ei olegi üldse soojendusvõimalust, siis see on ideaalne sooja toidu söömiseks ja sa ei pea kulutama kuskil väljas söömise peale raha.
lisaks nii joogi kui toidutermosed on nii laia disainivalikuga, et sealt leiab endale kindlasti meelepärase toote nii tagasihoidlik inimene kui ka see inimene, kes soovib rohkem värvilisemat disaini. Just, see valik on tegelikult hästi lai, et eriti lai on ta nende pudelite hulgas, nende juurde me nüüd jõuamegi, sest mina kasutan neid palju, me kõik kasutame neid palju, eks ole, ilmselt ja meil on kõigil liiga palju, et siin üks on Evelil laua peal selline tavaline siis nii-öelda joogipudel, mitte termos, ja mina kasutan mõlemad, siis trennis ma käin sellise nii-öelda läbipaistva plastikpudeliga ja lisaks on mul 2 termost, üks suurem, teine väiksem ja suurem on nagu sellepärast hea, et ta mahutab palju, aga teda ei ole nii mugav kaasa võtta, et see väiksem, see 500 milliliit, tegelikult on 400 nagu olemas. On mugavam lihtsalt kaasa võtta. Mugavam kaasa võtta, ta mahub sinna autosse, eks ole, sinna joogitopsi hoidesse, ta mahub sul taskusse, kui vaja on ja mina näiteks, kui ma sellise külma ilmaga mõnikord jalutamas käin, siis ma võtan mingi kohvi või tee sinna kaasa, väga mõnus. Ja meie valikus nüüd uuena, eks ole, on see 35 eurone selline kinkepakett, kus on siis termos, koos siis selle 2-osalise väga turvalise kaanega, eks ole, mis ei lase sul välja tilkuda kuuma jooki. See on väga oluline, just, see on väga oluline, et kuum jooki ei tilguks välja, eriti kui see kotti viskatakse, et mina olen ta kotis kandnud, mitte midagi pole juhtunud. Ja teiseks on kaasas siis selline keeratav gaas, millega on hea vett juues, tal on suur ava, eks ole. Et tegelikult universaalne, mitte miski ei keela termosesse panemast tavalist vetti sellega trenni minemast, sest et ta ei pea olema tingimata. No, siin ongi see pluss nendel kambukadel, ta hoiab nii sooja kui külma. Ja siis see, mida ma siin Eveli laua peal näen, mul ei tule meelde, äkki see on laguun. Ühesõnaga üks nendest, millel on selline korgiga kinnitus ja teine on veel spetsiaalne veekork, mis on sellise kõrrega seest, eks ole, ja millel käib see nii-öelda selline gaas käib pealt ära, ta on nagu 2-astmeline, siis see on nagu selle poolest eriti hea, et kui siin vahepeal oli see pandeemia aeg, sa tahtnud nagu näppudega puudutada, eks ole, siis seda said avada niimoodi, et sa tegelikult selle huuliku vastu käega ei läinud. Mis on väga oluline, et need pudelid mina ostsin endale lastele lasteaeda just nimelt sellepärast nad õues, neil peab olema see veepudel kaasas kõigil, suvel eriti, ja siis seal tekkiski see, et kui nad õues mängivad, siis ta ei võta nende samaste liivaste kättega sellest nii-öelda tila osast kinni, kus ta joob. Et see on nagu hästi, hästi oluline, et siis kambukapudelid ja söögipurgid, et mina nüüd kavatsen endale kinkida söögipurgi ja pudelid on olemas, neid peab rohkem endale kinkima ei pea, aga neid ei ole kunagi piisavalt palju. Ma tean inimesi, kes tegelikult tahaks seda kingitust saada, nii et kindlasti neid inimesi on veelgi. Aga kui me juba siin räägime väljas käimisest, siis väljas käimisega üks asi on see, et mina kipun asju kaotama, et viimase paari aasta jooksul ma suutnud ära kaotada oma 2 korda korteri võtmed õnneks, ma suutsin mõlemad korra üles leida, aga peaaegu ei oleks üles leidnud. Ühe korra jäid mulle samasse kontorisse kuidagi muud ja kolleeg leidis üles teist korda Facebook aitas ja postitati sinna meie piirkonna gruppi, et keegi võtmed kaotanud. Vanasti ma ei kaotanud, aga selle vastu me keegi kaistud ei ole ja sellepärast on minu arust hästi oluline meelerahu hoida sellega, et on olemas ju siis iPhone'i kasutajatele Apple AirTag ja Samsungi telefonide kasutajatele siis Galaxy Smart Tag, mis teeb sama asja. Kui sa oled mõne muu telefoni kasutaja, mis ei ole iPhone või Samsung, siis Eesti tingimustes on põhimõtteliselt ei ole sul nagu. Selle AirTagi kohta ma võin öelda, et mina kui lemmiklooma omanik kasutan AirTagi ja see on hoopis looma peal ja see on nii mõnedki korrad mind päästnud looma kaotamast, sest et üldiselt me ikkagi jalutame ilma rihmata, aga kui me oleme jalutanud metsas, siis mõnikord ta võtab selle looma lõhna ülesse ja ta lihtsalt paneb minema, aga eramajade rajoonis ikka kellelgi on see iPhone taskus ja ma olen teda nii mõnedki korrad tänu sellele üles leidnud. Ta ripub see kuskil rihma küljes sul või? Mul on hea pandud kaelarihma külge koos selle ümbrisega. Ja tegelikult lapse külge ei ole mõtet panna, aga lapsevanemad kõikide nende tõukside ja rataste külge pannakse. Et see tuleb lihtsalt niimoodi panna, et keegi ei näe, et see seal küljes on kuskil ära peita. Et esiteks lapsed unustavad, et meie küla seal Facebooki grupis tihti peale, et kellegi ratas seisab siin kuskil mänguväljaku kõrval ja lapsi enam ei ole, aga ei ole tihti peale ju kaotamine, vaid keegi lihtsalt võtab kaasa. Ja seoses nende rataste ja muude asjadega, mida hoitakse keldris, siis tegelikult ütleme nii, et meil tänapäeval ju kõik inimesed teevad nii palju sporti ja spordivarustus on väga kallis. On need siis suusad, rattad, rulluisud ja nii palju on ikkagi jätkuvalt seda sisse murdmist. Ja kui sa paned oma asja ära talveks või suveks sinna keldrisse, siis tegelikult oleks väga hea, kui sul seal mingi jälgimise asi küljes oleks. Absoluutselt. Ja tegelikult ei ole kallis, eks ole, AirTag maksab ise 40 eurot ja siis natukene juurde tuleb ilmselt maksta see ümbrise eest, kui sa just ei taha seda panna kuskile rahakoti vahele või käekotti, kus ümbrist ei ole vaja, eks ole. Smart Tagil on juba
koht olemas, et sa saad ta otse panna. SmartTagil on juba koht olemas, lisaks on SmartTagil üks huvitav asi, tal on peal nupp, millega siis saad pikalt all hoides saad või tegelikult saad äpist muuta, mida see nupp teeb, saad siis panna telefoni helisema, siis ka kadunud telefoni just diivani vahelt üles leida ja teine omadus on see, et siis SmartThings, Samsungi SmartThingsiga ühilduvad nutikoduseadmeid, mida järjest rohkem juurde tuleb, et varsti hakkab ka Apple toetama neid tänu materjali standardile, siis saab ka näiteks oma tule sisse välja lülitada midagi muud teha, et uksest välja, et tule ära unustan, vajutada seda nuppu ja ta on ja praegust elektrihindade juures ei jäta sa seda tuld põlema. Täpselt, aga räägime elektrihindadest ja kuidas neid kontrolli all hoida kingitusega. Võib-olla ei ole nagu väga seksikas kingitus, aga väga kasulik, ja see pisike asi on elektriarvestega nutipistik ja mina olen tavaliselt kasutanud päris jupp aega juba mitut ja tol hetkel, kui mina ostsin, see elektri ei olnud kallis ja see oli pigem siuke vaisa inimese asi, eks ole. Aga praeguseks on see, et tegelikult see tasub, sul võib olla elektriarvega nii kiiresti ära, et see ongi siuke tasuta kingitus, eks ole. Ja mida ta teeb, on siis see, et on tavaline pistikus teisel pool on pesa, vahel jupik, mis käib siis pistiku pesasse, sinna külge käib, mis iganes asja sa tahad pistikusse pista ja wifi'ga töötab ta siis äpiga, mis näitab ka siis elektrikasutust, eks ole, ja saad ta aja peale sisse välja lülitama panna või saad käsitsi sisse välja lülitada, mis iganes vidinad sul küljes on. Väga hea, et muidu on ju see asi terve öö seal sees ja muudkui aga kütab. Seda ma tahtsingi rääkida, et mul on 2 head näidet mul enda kodus võtta, et esimene näide on see, et nagu paljud meist, ka mina kasutan talvel pimeda ilmaga kaunistuseks rõdu küljes neid tulukesi, eks ole. Ja kui ma ostsin, siis ma mäletan, et muidugi miskasin pakendid ära, aga mulle tundus, et ta näitas, et 7 vatti ja siis ma sel aastal, kui elektri kallis on, hakkasin mõtlema, kas ma panen nad üles või panen 7 vatti, tegelikult ei ole palju, aga tegelikult on 7 vatti, see on ju meeletus, kus on 10 või 100 tulukesi küljes, eks ole. Kas ta tõesti võtab nii vähe? See esimene asi oligi see, et võtsin ta pannipaigast välja, pistsin see pistiku külge, vaatasin palju äpist, palju mul tegelikult näitab, ongi neid 7 vatti, võib-olla pole hull. Ja teine asi, mis ma tegin, oligi siis see, et miks ta terve öö peaks töötama, eks ole, ja see pistik on tegelikult, mis rõdu pistikut sisse välja lülitama, üsna ebamugavas kohas, et ma viitsin kogu aeg nagu käia välja lülitamas neid. Ja siis ma panin ta programmiga niimoodi, et ta kuskil 4-5 ajal hakkab tööl ja kui pimendaks läheb ja 12, kui me ise juba magama lülitab välja, et siis ei ole, kes neid ikka vaatab, eks ole, peale meie enda. Ja väga mugav. Ja teine asi, mida ma samamoodi kasutan pistikut on, vannitoos on rätikutu kuivati, sellest ma vist siin saates varem ka rääkinud, aga 100-vattine kuivati ja see töötab mul samamoodi, et kell 12 öösel hakkab tööle, kui kõik on vannitoos ära käinud ja hommikul kell 6 enne, kui järgmine tiir nagu tuleb, lülitab ennast välja. Öösel salaja kuivatab, rätikud on kuivad ja arvutasin, et sellise praeguse 20 sendise elektri hinna juures, mis universaalteenusega on, võtab ta kuskil 3,5-4 eurot kuus, kui iga päev töötab öösel, et samamoodi, et ta võtaks 3 korda rohkem, kui ta mul terve päeva käiks, eks, või kui unustaks ta tööle, eks ole. Ja juba see on asi 1 kuuga, põhimõtteliselt hoiab ta mul selle raha kokku, eks ole, mis asi see maksab. Et see on väga hea asi ja lisaks siis see, et ma saan tõesti kõik, mida siin ühendada, juhtida neid telefonist, kust iganes teha mingeid asju, mis ta automaatselt mingeid asja sisse välja lülitab, eks ole, et seal võimalusi on tegelikult meeletult. Et selline mitte võib-olla väga ilus asi, aga väga praktiline ja tänapäeval võib-olla hinnatud kingitus just sellepärast, et ta aitab sul päris raha kokku hoida, eks ole. Aga praktilistest asjadest, mis on seotud elektriga, võiksime jätkata. Meil on väga heas pakkumises akupank ja tänases valguses, kus hoiatatakse elektrikatkestuste eest, on meil üks väga võimas akupank, millest Meelis äkki räägid lähemalt. Ja tegelikult ongi esimene punkt on hind, et kui tavaliselt maksab 50 eurot, nüüd on 30, 29,99, mis võttis mul ka kõrvad liikuma natuke ja mis on nagu erilist on see, et tegelikult üks asi, mida sa Kersti just ütlesid, et aeg on nagu selline, kus hoiatatakse elektrikatkestuste eest, eks ole, ja samamoodi nagu see kampuka pudel võiks olla või mingi soojashoidu toidukarp, eks ole, et kui sul tead, et elektrikatkestus tuleb, siis sa nagu paned valmis ja saad pärast süüa soojashoitu. Samamoodi on akupangaga, et tegelikult on hea, kui ta on sul laetud ja valmis, sest et kui sul on vaja nagu telefoni laadida kas või selle pärast, et kuskile esmaabis helistada, eks ole, siis tegelikult on see vajalik ja mis on selliste uuemate akupankade eeliseks on see, et nad laevad ennast kiiresti, laevad akut kiiresti või seda akupanka ennast kiiresti ja siis külgühendusseadmeid kiiresti. Et see konkreetne akupank on nüüd 20-vattine, mis laeb ikkagi sama kiiresti enamus telefoni iPhone'i ja enamus Samsungi telefone ja muid taolisi kui seinapistikust just nimelt, et vanast on tahtsid kõvasti aeglasemalt, eks ole. See vahe on. Ja 10 000 milliampina ei ole super suur, aga selline, mida saab edukalt taskusse ära peita või kuskile väiksemasse käekotti ja samamoodi lennuki peale võttast üle 20 000, jätavasti lennuki peale võtta ei tohi ja kolmas asi on, eks ole, see, et ta on nüüd USB-C pesaga, mis selle tagab kui selle kiire laadimise, et ka see on hästi tänapäevane ja asi, mis ei maksa nii palju, et seda ei võiks nagu
kuskil igaks juhuks alles hoida. No see akupank on, tegelikult mina pean ütlema, mul ei ole akupanka veel kodus, aga pigem kui nagu vaadata koolis käieski, kõikidel on kotis, käekotis on kõigil oma akupank, sellepärast et aeg-ajalt on vaja telefoni laadida, see Facebooki scrollimine nagu võtab akut päris palju. TikTok võtab palju. Nüüd sa tead, kus sa saad väga hea pakkumise. Mina hoian oma akupanka, mis mul on ka mõned aastad vana, aga juba selline üks esimese kiire, mis maksis palju rohkem kui see, hoian seljakotist, ta elab mul seal ja siis kui ma kuskil kaugemale lähen, siis ma reeglina võtan seljakoti kaasa, eks ole, ja siis ma ei pruugigi mäletada, et mul seal on, aga ta on mul seal olemas, eks ole. Kui häda käes on olemas. Kui ta mul meelde tuleb, ma viskan igaks juhuks laadikuliga vaadata, kas tal on ikka piisavalt voolu sees ja ta elabki seljakotis ja sest, et kui ma kuskil lähemal lähen, siis ma seljakoti võtas, mul ei ole teda vaja, eks ole, aga kui ta väga palju ruumi ei võta ja raske ka ei ole, siis seljakoti lisasahtlis juhe on igaks juhuks külge seotud kummipaelaga ja ongi olemas, eks ole. No ja tänapäeva noortele on ka akupanka vaja, et ma räägin, et see TikTok ja Instagram ja võtab palju telefoni akut ära, et siis poole päeva pealt saab laadida vahepeal. Ma räägiks teile nüüd vahepeal ühest hästi huvitavast kingi-ideest, mida mul endal veel soetatud pole, aga mis on kindlasti mu jõuluvana nimekirjas. Nii. Prestigio automaatne veinipudeli avaja. Lisaks sellele, et see on ilus, see on ka väga funktsionaalne. Ta avab ühe laadimisega kuni 50 pudelit. Ühe pudeli laadimise aeg on 6-8 sekundit. Mõtle nüüd ise, kui sul on suur üritus, palju erinevaid jooke, kõike on vaja avada, kui kaua sa seda käsitsi teed. Lisaks, kui sul jääb üle mingid jooke, siis siin on kaasas ka 2 vaakumkorki, millel on kuupäeva näit peal. Ehk siis millal sa selle korgi sinna peale panid. Ta on roostevabast ja ta on nagu selline disaini element. Need on hästi ilusad. Need on väga ilusad ja tõesti ma loodan, et äkki jõuluvana selle mulle toob. Et äkki kuulab. Ja Meelis juba ennem ütles ka, et tema küll väga suur veinisõber ei ole, aga see sobiks väga hästi komplekti tema lemmikute soola ja pipraveskiga. Ja, et kui ma vein ise joo, aga ma tean küll inimesi, kes ka tahaksid mu tutvusringkonnas neid saada endale kingituseks. Ja neid komplekte on hästi palju erinevaid. Ja siis süüa ma teen. Ja kodus ikkagi, asjaga kahekesi, eks ole, et mõlemad me teeme süüa ja võib-olla kohati liiga palju, siis soola ja pipraveski ma olen aastaid, eluaeg kasutanud näpumeetodit, et käsitsi soola ja piprat pandud ja siis kui ma selle pipraveski eelmine aasta jõuludeks omale ostsin, siis kinkisin ise endale või meile 2 peale, siis see on nagu fantastiline. Esiteks on see, et on disaini element, samamoodi nagu see veinipudeli jahutuskomplekt, eks ole, ta seisab sul laua peale, ta on nagu ilus, eks ole, ja sa ei pea teda ära peitma. Ja ta teeb ikkagi elu väga mugavaks, et väga täpse koguse soola pipart, täpselt sellise jämendusega, nii ise tahad. Samamoodi 30 eurone asi, mis mõtlesin, et kas on vaja või ei ole vaja, aga siis kui ma ta ära ostsin, siis oli nagu tõsiselt õige otsus, et ma selle ostsin. Elupääst, jah. Ma ütleks päris elupääst, et käsitsi peab hakkama, aga ta teeb elu mugavamaks küll. Jah. Aga selle eelis on veel ka see, et see sobib tegelikult erinevatesse köökidesse, et jõulupakkumises on meil küll ka selline klassikaline roostvabast, aga teda on ka saadaval veel läiki mustana ja pronksitooni. Praegu on hästi palju ju selliseid. Seda pronksikarva hästi palju on tegelikult tulnud. Ja just köökidest, eks ole. Vase ja pronksikarva, jah. Igasuguseid veekeetjaid ja tegelikult ka õhupuhastaid on ju pronksikarva, eks ole, et see on uus must. Just uus must, jah. Okei, ma ei tea, kas meil on veel midagi rääkida sellest hinnaklassist, et tegelikult mina võtaks ette, räägiks paar asja veel, et kui te tahate osta mängurile või siis lihtsalt inimestele, kes arvutiga palju töötab, siis tegelikult selles hinnaklassis on päris heade pakkumistega, ma ei hakka siin nimesid ja numbrid nimetama, aga hiiri klaviatuure on praegu rohkem kunagi varem, see on alati hea kingitus neile, kes kurdavad kodus või ma ei tea, kui hiir klõbiseb liiga palju, siis saab vaiksema hiire osta, eks. Klaviatuuri puhul on küll hästi oluline see, et need nupud ei klõbiseks. Ja, aga sellega on see, et enamus sellised häid mänguri klaviatuure klõbisevad väga palju ja palju nende mängudele meeldib, et ta klõbiseb, sest see on selline, tekitab sellise tunde. See hiireklõbin, ma võin ise öelda, et tegelikult kuna ma käin ka praegu koolis töö kõrvalt, siis meil koolis üks kursusekaaslane teeb pidevalt loengute ajal tööd
ja midagi ta seal Excelis kogu aeg linnutab ja niimoodi terve see loengu aeg sa kuuled lihtsalt seda plõks, siis ma peale teist sessi ma mõtlesin, et ma kingin talle ise normaalse hiire jõuludeks, sellepärast et see tõesti on tegelikult vaikses ruumis häiriv, kui kolleeg või keegi kodukontoris või kui sa oled väiksemas kontoris paljude inimestega, nagu meil siin on väiksed toad, eks ole, siis käib ikka närvidele küll ja siis ongi, et ühel hetkel avastad talle jõulukingi laua pealt, eks ole, hiir, et või sa paikne. Tänapäeval tegelikult poodis saab proovida, mis hiirt nagu kuidas ta nii-öelda klõbiseb. Ja osadel on ikka ju paki peal kirjas ka, et on hästi vaikne, on hästi vaiksed, võrreldes varasematega. Aga teine asi, mida tänapäeval palju ostetakse, ilmselt üks kõige ostetumaid asju üldse viimastel aastatel on kõrvaklapid, eriti väiksed kõrvaklapid ja siin on toimunud nagu tõsine revolutsioon, sest et kui mõned aeg tagasi, kui need tulid, need päris täiesti juhtmevabad kõrvaklapid, mis siis lihtsalt kõrva käivad, siis nad oli hästi kallid ja praegu on nad ikka osaliselt hästi kallid, eriti siis tipptasemel AirPodsid ja Sony klapid, muud sellised, siis tegelikult see on toimunud selles mõttes evolutsioon, et täiesti mõistlikud klapid, mis ei ole võib-olla veel super nutikad, millel ei ole mingit aktiivset mürasummutust ja mingit äppi ja sellised asja, mis teevad head häält, maksavad üllatavalt vähe ja eriti kui ma ei tea, laps teismeline tahab kõrvaklappe, mille ta homme ära kaotab. Ja siis on nagu hea valik. Siis tegelikult on väga palju häid valikuid ja 2 tükki, mida mina soovitaksin sellise alla 50 €. Üks on Philipsi DAT 1215, mida keegi meelde suuda jätta, kui te panete Philipsi kõrvaklapid otsingusse, siis te leiate need 29,90 hinnaga. See on juba IPX4 niiskuskindel, ehk siis ei karda higi ja muud sellist niiskust, eks ole, võib ka natuke loputada, kui vaja on. Ja teised on J-Labi klapid, mis maksavad sama palju ja millel on siis ka laadimisjuhe karbi külge kinnitatud, ehk siis karbi sisse ehitatud, ehk siis see ei lähe kaduma. Nii et, ja need väiksed asjad kipuvad, jah? Just, et 2 sellist väga head ja võib-olla üks kiire soovitus veel, mis läheb tegelikult natukene üle selle 50 € piiri, aga 59,99 minu isiklik lemmik väiksed klapid, mis on Jabra Elite 3-d, 59,99, mis selle raha eest istuvad ülihästi kõrvast, teevad fantastilist häält ja ma tunnistan, et Philipsi ma pole ise kuulanud, ma olen kuulnud, et on head, tootejuht räägib, et temale meeldivad, aga need Jabrad ma olen ise kuulanud ja ma ütleks 60 € eest selliseid klappe saada veel paar aastat tagasi ei olnud lootuskiin, et 2-kohalise numbriga alla 100 € saada nii häid telitegevaid klappe ja nüüd on valik päris lai. Samuti on ju kõrvaklappidel just viimasel ajal see värvivalik läinud nagu nii laiaks, et tegelikult leiab igale maitsele, et roosasid, lillasid. Jah, seisad seal riiuli ees ja vaatad nagu, et vanasti oli ainult nagu must, valge ja punane põhimõtteliselt. Tegelikult ju, kõrvaklappidega on see asi, et sa kannad neid kõrvas või siis suuremaid kõrva peal, sa oled nendega kogu aeg nähtav. See võikski olla fashion statement või selline moe asi, eks see võiks sul riietusega sobida ja kui ta odav on, just ta aksesuaar. Ta ei erine sellepärast kellast või kõrvarõngastest, eks ole, et ta ongi nagu tegelikult üks asi, millega saad ennast väljendada. Mina kannan neid kõrvaklappe tihemini kui kõrvarõngaid. No, nii et 2 ühes, eks ole, moe vidin ja samas ka kasulik asi või selles mõttes nagu selline asi, mis midagi teeb, eks ole. Aga ma ei tea, kas me äkki lähme siit edasi natuke kallim hinnaklassi juurde. Eveliga me alles rääkisime sellest ja käime sellest kiirelt üle, et soojenduspleed on, vaatas praegu täna hommikul ma uksest välja astun, mõtlesin, et külm on. Ja see soojenduspleed on nüüd küll kasutamiseks toas, et õue sa seda kaasa ei saa võtta. Kuigi meil on ka tooteid, millega sa saad õue minna, et see nii-öelda akupangaga sooja sall, Peureri oma ülimugav. Et see aasta kuidagi see külm on tulnud, ma ei tea, kuidagi väga äketse ja kuidagi väga külm on, kuigi tegelikult on ju kraadi poolest ei ole veel külm väljas. Et siis need soojapleedid, nagu me tegelikult eelmine kord rääkisime ka, et nad on üleüldse populaarsust kogunud üle euroopaliselt, siis kingitusena on see siuke mõnus idee, et tihtipeale ongi näiteks vanematel inimestel on üliraske mingit kingitust teha, sest neil on kõik olemas, nad mitte midagi ei taha, siis see on siuke mõnus kingitus, mida saab teha, et kas siis soojatekk, jalgade soojendaja, siukse asju on hästi erinevaid. Ja nagu me eelmine aasta väiksime, turvalisem kui klassikaline kuumaveega soojenduskott, eks ole. Kindlasti. Pesta saab, võtad juhtme küljest ära ja viskad pesumasinasse, pesed, pole probleemi. Ta näeb välja ka nagu päriselt siuke fliis, mille sa võtadki omale elutuppa diivani peale. Vanasti on olid siuksed suured kobakad, nüüd on nagu hästi õhukesed ja nad ei krabise, ei ragise kuskil sul seal. Ja teine asi, mida ma kuulen, ise pole kasutanud, seepärast võiksid teie mind valgustada rohkem, aga ma tean, et
inimesed, kes natukenegi spordiga tegelevad, tahavad seda endale kohe saada ja see on massaažipüstol, mis on viimasel ja mitte ainult inimesed, kes spordiga tegelevad, et mina olen nüüd proovinud seda Peurari oma. Mul tahavad seda massaaži saada lapsed ja kass ka. Kassiluulult meeldib, sest siuke mõnus põrinen. Et ja ta pigem tegelikult ütleme niimoodi, et kui neid tootma hakati, olidki need sportlastele ja massööridele suunatud. Et aitab siukest lihaspingeid vähendada ja siukest lihaste vereringet nii-öelda tõsta. Aga praeguseks täiesti vabalt kodus kasutatav, tuleb lihtsalt vaadata kasutusjuhendist, mis otsikud, kus lihasgrupis kasutama peaks. Ja ülimõnus mugav ise saab ka kasutada, et ei pea massööri juurde selleks minema. Just, et see ongi see, et sa hoiad nagu selle kokku, ostad selle ära ja sul on sõltub massöörist 1-2 visiidiga on see tasot teinud. See oleneb jah, kus kohas sa massaažis käid. Et. Ostad endale veel selle jalgade masseerija juurde, siis istud seal diivani peal, põristad seal sääri ja käsi ja jalad on seal Peurari jalgade masseerija sees. See on nagu kodune teraapiatund. Ja, tegelikult teine asi, eriti nendele vist lastega peredele, aga ma hüppan kohe see järgmise toote juurde, lihtsalt mul tuli seos sellega meelde, et kuidas kodus raha kokku hoida, siis mina pandeemia alguses ostsin endale meie tootejuhi soovitusel Vaali juukselõikusmasina ja teine pool kodus lõikab, meest rahvas lühikesed juuksed palju vaja ja poistel ka, kes koolis käivad ja juuksed kasvavad kiiresti, siis maksis 40 eurot, vist need on erinevaid, eks paarikümnest algavad ja lähevad siin 100 välja. Just, et võistsin sellise keskmise ja teades praegu juuksed hindu, mis tõusevad järjest, siis ma mõtles ka, et 2 korraga ma sain selle hilja tasa ja ma saab mitu aastat kasutanud, et juuksed, mille tähendab raha ei saa praegu. Eks see pandeemia ajal tegelikult läksidki kõik need juuksehooldustooted väga, väga kaubaks ja miks mitte, kui tahta ise kodus teha. Ma tean, et lastel lõikatakse päris palju ise. Ja. Et selles mõttes nagu... Täiskasvanud lõikavad ka väga palju ise ja ka habet trimmitakse erinevatesse soengutesse. Ja siis ongi mõistlik võtta see komplekt, mis ongi nii-öelda mitu ühes trimmeri komplektina. Trimmeri komplekt, just. Ja habe on ju moes. Ja järjest rohkem. Aga ilus habe on moes. Just. See peab olema hooldatud. Kuulge, räägime nüüd ühest vanast heast, aga vägagi praktilisest kingitusest, millest meil on ka väga head pakkumised, on alkomeeter, mida ei tasu unustada nende suurte pidustuste aastavahetusel väga tähtis. Ja alkomeeter on tegelikult hästi erinevaid, eks kõige lihtsam on see Alcoscan Secret, mis on 99 eurot ja mis on aastaid olnud nagu selline etalon, aga nüüd on ka näiteks uus Stylix, mis on ilusam ja väidetavalt ka veidi täpsem, maksab lihtsalt natukene rohkem, aga iseenesest kui ikka palju sõita ja samas nagu palju kuskil pidudel käia või kodus õhtul õlut juua, siis tegelikult see on hästi tähtis, eriti minu arust nendele inimestele, kes teevad tööd, ehk siis sõidavad iga päeva autoga töö pärast. Teine asi on muidugi see, et nagu nii, iseenda täis turvalise huvides ei tohi täispeaga rooli astuda, isegi jääknähtud, aga ei tohi rooli istuda. Et ikkagi sa tunned küll, et sa võid olla kaine, aga tegelikult su tähelepanuvõime on kõvasti nõrgem kui muul juhul kui kaine peaga ja sellepärast korralik alkomeeter, mis näitab sulle ära enam-vähem täpselt, et võib-olla tasub veel natukene oodata ikkagi, kui sa oled aru saanud, et näitab, et sa oled kaine. Siis ja kui sa ise tunned, et sa päris sõidukõlbulik ei ole, siis rooli ei tasu minna. Siis tasu isegi võib-olla puhuda, sa tead ise ära, eks ole. Aga kui sa tunned, et enam nagu midagi ei ole, siis tasub puhuda küll, sest et sa tegelikult on salakaval. Ja sellepärast on alkomeeter väga hea asi. Ja see sobib kingiks nii meestele kui naistele, et see sobib kõigile ja see on tõesti selline pisikene, väga vajalik asi, ainult et tähtis oleks meeles pidada, et tuleb ikkagi aeg-ajalt tuua hooldusesse ja saata kalibreerimisse ka. Just, et muidu ta ei hakka enam õigesti näitama, see on juhendis on kirjas, mis aja tagant tuleb teha. Aga üks asi, mis on nagu alati populaarne kingitus ja mida siiamaani ka järjest paremaks lähevad, on elektriline hambahari, eks ole, sest et kui mina käisin siin mõned tagasi hambaarsti ja hambaarst küsis kohe, et kas sa kasutad elektrist, ma kasutan küll, väga tubli, sest et ikkagi efekt on palju parem, eks ole, et kattu ei teki nii palju ja puhastab palju paremini, eks ole. Ja, aga see efekt parem tegelikult tuleb ka juba sellest, et kui me nüüd ise mõtleme, meil kõigil on need elektrilised hambaharjad ja mõtleme siis oma elu ennem seda, siis tõenäoliselt selle manuaalse tavalise hambaharjaga mitte keegi ei tee nii pikalt, kui sa teed selle elektrilise hambaharjaga. Selle elektrilise hambaharjaga sa paned ta tööle ja sa lõpetadki siis, kui ta jääb kui hambahari ütleb. Jah,
et see juba sellest on palju tõhusam. Ja elektrised hambaharju on siis tegelikult ei pea palju kulutama, et lihtsamad elektrised hambaharjad saab korralikud, et ma tegelikult soovitaks vältida supermarketides müüdavaid patareidega hambaharjus, need ei harja oluliselt paremini kui käsitsi, aga akuga hambaharjad tegelikult kõige odavamad teevad väga head tööd, natukene paremad siin, Evelis mina kasutanud Spotlighti, eks sa oled kasutanud, et uued väga korralikud, Brownil, Philipsil loomulikult legendaarsed kvaliteetsed hambaharjad ja Spotlighti eriseks on võib-olla see ka, et neil on see naerata disain, mis on selline huvitav, eks ole. Ta on lihtsalt armas ja et on naerata ja tegelikult on see maamantääd ka. Just, ja lisaks on siis nii Spotlightil kui vist ka teistel tootjatel, eks ole, on spetsiaalselt lastele mõelda hambaharjad, mis on vähe väiksemad õrnemate harjastega ja üks täiesti uus kategooria, mis on tegelikult just tekkinud, on Foreo elektrised laste hambaharjad, mis on siis silikoonotsikuga, mis on bakterivaba. Ja see silikooni idee on tegelikult see, et ka need täiskasvanute hambaharjad on mõeldud neile, kellel on hästi hellad igemed. Et igemete pärast just, et kui sa ikka üldse ei saa seda harjastaga hambaharja kasutada, siis silikon on õrnem. Just. Ja selle issa hambaharjad siis on ka algavad täitsa titest, et väiksel lapsel ei ole ka harjastaga hambahari tegelikult veel kasutuses. Just. Lähebki see silikoniga. Et minu pisike on selle väiksega pesnud ja talle väga endale meeldib, sest see hambahari näeb juba nii nunnu välja seal. Täpselt. Ja teine asi, mida tegelikult paljudel ei ole, et isegi nende inimestel, kellel on elektrihambahari siis ja võib-olla see on nagu selline, ei ole nii üheselt soovitatud, kui hambahari on siis hambavahete puhastajad mõtled? Elektriga veega hambavahete puhastajad. Surveprits, just, et selle puhul on see, et tegelikult tootjad ütlevad, et ta on hea, aga selle puhul, kas ta tegelikult töötab paremini kui tavaline hambaniit või mitte, on erinevaid arvamusi, aga mida mina tahtsin öelda, et kahel juhul on see nagu asendamatu, üks on see, kui ta on lapsel või mõnikord keskasvanud on breketid, eks ole, siis breketite vahet see hambaniidiga ei puhasta, nendega väga hästi ja kui on mingid igeme probleemid, siis hambaniit tegelikult on kahjulik, aga see vesi ei ole, eks ole. Aga ma võin öelda, et Philipsil on välja tulnud 2 uut mudelit, mis on meil müügis ja mida me ise poes seda veejuga testisime, see on tõesti väga tugev ja ütleme nii, et need eelmise generatsiooni survepritsid ikka jäävad kõvasti alla sellele, sest et sealt tuleb ikkagi korralikult survega ja palju seda vett, see paak on suur, lihtsalt sa pead selle käppa endale saama, selle tehnika. Ja mina oma hambaarsti käest uurisin, et kas on vaja, kas on mõtet, tegelikult hambaarstid ikkagi soovitavad. Ja samamoodi väga paljud on mulle endale öelnud, et oi, et aga see lööb nagu igemed nagu veritsema. Siin tegelikult ongi probleem, et kui ige veritseb, siis ongi juba tegelikult probleem, ehk siis seal on põletik all ja tulebki kasutada seni, kuni ta enam ei veritse, ehk siis teeb korda. Et see ongi, millega siis tegelikult inimesed eksivad, et kui ige on hell, siis nad ei puutu seda, jumalast ei pese seda, et tegelikult vastupidi, peaks masseerima seda ja et hambaarstid kindlasti soovitavad neid veega puhastajaid veepritse, et on Philipsil, on Spotlightil, meil Brownil ka on. Minudel küll on. Minudel on kõigil tootjatel on olemas, aga kui me siit hambaharjadus edasi läheks, ma samamoodi nagu oma eelmises kategoorias alla 50 €, siis need tood, millest me praegu oleme rääkinud, enamus neist on alla 100 €, mõned on natuke üle, aga üks asi, mis siin grupis on teismelistele kindlasti väga oluline kategooria ja mida võiks silmas pidada on, et selles hinnaklassis on, eriti praegu jõulude ajal, kus on pakkumisi, väga korralik mängude peakomplekte, ehk siis mikrofoni ja kõrvaklappe, et kui lapsed mängivad ja see müra on palju, siis kõrvaklapid on ise ka nemad teid ega teie neid ja võib-olla see mänguelamus on ka parem, et siin JBL-i Quantumi 350 ja 400, samuti HyperX-il on päris mitu alla 100 € hinnaklassis toodet, mis on väga head, et nendel tasub ka silma peal hoida just sellise hinnaklassis, sest et seal on praegu väga häid pakkumisi. Tead, Meelis, ma pean sulle ütlema, et mänguriklapid ei ole ainult mitte mängijale head, kuna neil on nii hea see helisummutus, siis mina tegelikult kasutan kodus neid. Mikrit kasutan väga harva, aga just kõrvaklapi poolt, et paned kõrvaklapid pähe teed oma asju, siis ma ei kuule, mida teised ümberringi teevad. Täpselt, see on nagu nii.
Mänguritest rääkides, siis tegelikult on meil ka väga palju häid mänguritoole, sest et tihtipeale need lapsed ja ka täiskasvanud mängivad kuskil känkras diivani peal või üldse põranda peal ja rikuvad oma selga, rühti, aga meil on väga erinevaid mängurite toole, mis tegelikult toetavad selga, õlgu, kõike sellist istumisasendit. Rüht on tegelikult väga tähtis, eks ole, eriti kasvava lapse puhul ja siin toolidega ongi see, et siit me tegelikult lähemegi sujuvalt sinna kuni 300 euro hinnaklassi, sest et toolid, mõned üksikud jäävad alla 100, aga enamasti nad on üle 100 euro, eks ole, mõned on üle 200 euro. Üks asi, mida ma tahan öelda, kui te ostate tooli, näiteks Eliidi tooli, mis on väga head toolid, siis ostke sinna kindlasti juurde ka need silikoon kummist rattad, sest et säästate põrandat. Just, minul on kodus parkettpõrand ja hästi pehme, hästi õrn ja siis tool kippus kohe kriipima põrandaid minu raske keha all eriti ja siis ma ostsin omale küsisin tootejuhi käest, et kas ma peaksin ostma endale mingi mati, sinna alla mati on kõik hästi koledad ja siis tootejuhi unusta matid ära, osta endale kollarattad ja sul ei ole mingeid probleeme, ostsin endale komplekti silikoonrattad, mis sinna alla sobivad väga hästi, maksaga väga palju ja hoopis teine asi, eks ole, et tool liigub paremini, ta ei kogu tolmu nii palju külge sinna rataste külge ja või mustuspõrandalt ja lisaks ja neid rattaid oli ju eri värvi. Ja neid rattaid müüme me ise ka ju. Ja just, ja lisaks on ka siis need, et ongi, kui te tooli ostate, siis võtke need rattad juurde ja lisaks on, kui nendel eriti teismelistele, kellele meeldivad värvilised tulukesed, on meil olemas ka RGB valgustusega rattad, nii et on neid erinevaid värve, aga on ka tulukestega, nii et selles mõttes väga ja samamoodi nii, nagu ma räägin, et klapid, et mänguriklappidel on lihtsalt see ülihea heli ja mürasummutus, siis ka mänguritool tegelikult ei peagi olema mängur, aga kui seal arvuti taga hästi kaua ja tihti istutakse, et siis tegelikult mänguritoolidel lihtsalt on see ergonoomika on ülihea. Mina ei ole mängur, aga ma kasutan ikka mänguritooli, sest oli tal hetkel parim hinnakvaliteedi suhtega tool ja sellepärast ma selle ostsin, ma olen väga rahul, eks ole, nii et absoluutselt kontoritooliks ideaalne. Ja, et seal on lihtsalt ergonoomikale rohkem võib-olla tähele pandud, kui ma lähen võtan Jyskist endale selle nii-öelda arvutitooli nime all oleva tooli. Just. Lisaks siis selles hinnaklassis, eks ole, et kui me tegelikult kodamas hinnaklassis on, et mida me ei rääkinud, aga võtame siin selle teema ette, on erinevad juhtmevabad kõlarid, et siin on ka ju tegelikult on alates 30 eurost siuke pisike, mille saad taskusse pista või kuskile, aga ta võib-olla ei tee väga palju paremat häält kui telefonikõlar, aga siuke 70-100 euro eest siin JBL Flip-seeria näiteks on kindlasti alla 100 euro lihtsamad mudelid, mis teeb juba väga head häält ja praegu näiteks on väga hea pakkumisega on 199,99 on JBL Extreme 2, mis on selline, millega saab juba naabrid häirida, et siuke väga, väga korralik võimas kõlar, mis tegelikult nali naljaks, aga tegelikult ta päris paljudes kodudes esiteks lastetoas asendab nagu igasugust helisüsteemi ja inimestele, kes nagu ei ole helisuudes väga nõudlikud, asendab ka võib-olla mingit elutoa helisüsteemi, et on piisavalt võimas, eks ole, et kes palju ei taha heli peale kulutada, aga aeg-ajalt tahaksid ikkagi telefonist natuke paremat heli kuulata, siis see Extreme 2 on tegelikult väga hea kõlar ja lisaks on ta suur aku ja see aku laeb ka siis telefonini, kui see kuskile välja matkale või ma ei tea, piknikule selle kaasa võtate, siis saab sellega ka telefoni laadida, kui tarvis on. Nii et selline kõlari valik on, seal on samamoodi tegelikult värvid ja kogu see valik on tulukesed ja see nagu selline, ma ütleks, et mitmekülgsus on nagu väga äge, et näiteks see JBL Pulss on ju põhimõtteliselt ongi kõlar, aga ta on ka ühtasi lamp, eks ole, ta ei pea su kogu aeg mängima, aga ta selline ilus värviline tuli on, valgustus on, eks ole, tegelikult lisavalgustus on. Väike diskovalgus käib juurde. Ja väike meeleoluvalgus, eks ole, et selles mõttes, et saad ka panna ta ju näitama ühte konkreetset tooni, et ta ei peagi su vilkuma. Et see valik on ka hästi suur ja sealt leiab kindlasti igaüks endale nagu sobiva, et ja ongi just see, et tegelikult ei pea olema kallis, vaid saab ka väga mõistliku kõlari. Siin need jõuluistumised tulevad, et sükust meeleolumuusikat ei peagi laskma just väga sükesest võimsast ja suurest kõlarist, et võib kuskil nurgas vaikselt inistada. Ma lisaksin veel juurde lihtsalt, et kui inimene ei ole varem omanud kaasaskantavat kõlarit, siis meie poodides on väga palju olemas erinevaid demostende, kus tegelikult saab järjest sama muusikaga kuulata erinevaid kõlareid, et saadagi sellest vahest siis aru. Just, et saab vahest aru, aga kindlasti tasub ka siin seda silmas pidada, et kui teile tundub, et see kõlar teeb poes head häält, siis ta teeb kodus palju paremat häält, sest poes on nii suur. Just. Ja, ja siis lähme siit edasi võib-olla järgmise asja juurde, 2 asja, mida ma tahan siin mainida. Üks on siis see, et nutikellad, et tegelikult sellise kuni 300 euro eest saab juba igasuguseid korralikke nutikella. Kui sa oled spordifänn, saad endale lihtsama Polari kella, kui sa tahad natuke targemat kella, siis Fitbit või Garmini Venu SQ maksavad mõlemad sinna
150 kanti, ütleme, Versa 3 on tegelikult 139,99, mis on väga hea hind ja Venu S6 on seal kuskil, vanem mudel on 250 kandis ja uuem on 300 kandis. Selle raha eest saab ka endal juba esimese Apple Watchi, kui sa iPhone'i kasutaja tahad nagu kõige targemat kella, aku küll kestab vähem kui Garminil, aga sellest on palju targem. Kui sa oled Androidi kasutaja, tahad endale nutikat kella ja mis võib-olla oleks ka sportlik, aga võimalikult nutikat, siis tegelikult Galaxy Watch 4, eks eelmise aasta mudel on väga head hindadega praegu saadaval, nii et ja tegelikult erine Galaxy Watch 5-st väga palju, et alla 200 € saab tegelikult juba täiesti mõistlik nutikella ja loomulikult enamus on neist nii Fitbitil, Samsungil, Apple Watchil ja Garminil on olemas Garmin Pay, ehk siis saate ka oma kaardi sinna lisada ja maksta nii, et ei pea telefoni või kaarti taskust välja võtma. Et see valik on ka nagu, ja kell on nagu kingituseks alati, ma tean, et Apple Watchi kõik iPhone'i omanikud väga tahavad, et kui kellelgi veel ei ole, siis seda tasub nagu kingitada silmas pidada. Minul on see Apple Watch reaalselt tekitanud kohe sükest sõprusringis väikest võistlusmomenti, et mul on siia 2 sõbrannat lisatud ja iga päev nad siis kõik vaatame üksteise samme ja kes kui palju on trenni teinud ja siis on jube piinlik, kui teistel on kõigil aktiivsus täis ja endal on 2000 sammu ees ja no ikkagi vead ennast sinna trenni. Võtad omaga pudeli kaasa ja lähed teed kas või väikse jalutuskäigu, aga see on väga hea motivaator ka sõprade ringis. Seda on need kellad küll teinud, et just see sammude ja aktiivsuse jälgimine, et kui ütleme, need esimesed nii-öelda sammuloendurid olidki siukesed, siukesed ei olnud väga ilusad siin ümber käe, nüüd on see kellafunktsioon ja lisaks ongi see aktiivsuse jälgimine, et see paneb nagu tööle. Praegu viimase ajal, mis on hästi levinud, ikka kõigil kelladel on see une jälgimine, eks ole, et sa saad päriselt, kas tegelikult on magad normaalselt või mitte, eks ole, et see on tegelikult hästi oluline. Tekitab, vähendab stressi, kui sa korralikult magad ja tõstab su põhimõtteliselt töövõimekust, eks ole. Aga selleks, et hästi magada. Õnnehormoone. Just. Selleks, et hästi magada, tuleb need sammud täis teha, see füüsiline aktiivsus. Nõus. Füüsilise aktiivsuse juures aitavad kaasa see, kui sa paned omale klapid pähe ja siis kuulad oma lemmikmuusikat või podcasti või raamatut või midagi sellist. Ja tegelikult me ennem rääkisime siin nagu soodsatest klappidest, mis siis tegelikult sellise 150 kuni 200 eurose hinnaklassis on tegelikult see valik nagu hoopis teine ja hoopis parem, et esiteks saame siit aktiivse mürasummutusega klappe päris palju juba, palju paremate mikrofonidega kõnede pidamiseks ja siin on nagu ikka päris nagu häid hitte, et Jabra Elite Active 4, Elite Active 7 või Elite Pro 7, see Pro niipidi. See on mu enda isiklikult kasutajana, mis mulle väga meeldivad. JBL-i Live Pro 2, väga hea mürasummutusega JBL-i uued klapid, mis on juba 129,99 ja loomulikult, kui me siin iPhone'i omanikest räägime, siis alati kingikotti mahtuv tavaline klassikaline AirPods, mis on ilmselt kõige müüdumad klapid üldse, eks ole, nii meil kui mujal, et sellega ei saa nagu valesti minna, kui inimesel klapp ei ole, aga iPhone on. Et Androidi kasutajatele ma AirPods ei soovita, kuna seal on omadusi, mida Androidi kasutada ei saa ja sel juhul on JBL-i või Jabra klapid parem valik, aga iPhone'i kasutajatele või tegelikult 300 € hinnaklassi tegelikult mahub ära juba, on siis ka ju need AirPods Prod, millest tuli just uus variant välja, mis on nagu konkurentsitud kõige parema mürasummutusega, et kui ikkagi vaja nagu vaikuses olla ja tänavamüra häirib või kuskil kontoris häirib ja väikseid klappe on vaja, mis ei ole suured ja on diskreetsed, siis AirPods Pro 2 on iPhone omanikele nagu täiesti aga mina jälle kordaks nagu üle inimestele, et selle mürasummutusega ei tasu nagu liiale ka minna. Et tänaval kõndides võiks nagu teada ka, kus ma kõnnin. Mina tean. Aga nende iPhone'i klappide juures on ka see eelis tegelikult, et see Find My rakendus on ju, mis reaalselt mul endal on mitu korda see karp lahti läinud ja on trennikotti üks kukkunud ja ta näitabki reaalselt ära näiteks, et üks on sul laadimiskarbis, teist nähti viimati seal on ju, et taaskord jälle siukestele ududele, nagu meie oleme siis. Olen näinud trennis esimene AirPods, kui nad tulid ja kui veel ei olnud seda Find My'd, eks ole, enda küljest siis tüübid, 2 poissi fanaatiliselt otsisid oma kadunud AirPodi taga ja pöörasid selle jooksuliidi tagurpidi ja otsisid tegelikult on ju natuke kurb, et kui sul on nagu väga korralikud ja mitte just kõige odavamad klapid ja siis seal ühe ära kaotanud. Mina olen kusjuures ühed eelmised Jabra klapid niimoodi ära kaotanud, et ma sain aru, et on kadunud siis, ma ilmselt liigutasin kuidagi kõrva ja ta kukkus kõrvast välja ja sain aru siis, kui ma olin läinud nagu 10 meetri kaugusele, et mul lihtsalt signaal kadus ära, eks ma kuulsin, et paikus on. Ja siis ma hakkasin otsima ja ma ei leidnudki need üles, et see oli mõni aasta tagasi talvel,
kuskil parkimisplatsi juures niimoodi, et seal on selline pruunpudru, eks ole, seal pruunipudru sees tumedad klappi, ma ei leidnudki neid lõpuks üles, mul siiamaani väga kurb, sest need väga head klapid, ja ma leidnudki üles ja selles mõttes on see Find My ikkagi nagu täiesti asendamatu asi, eks ole, mõnes mõttes. Aga nüüd ma tahaks rääkida oma ühest isiklikust lemmikust, mis mul kodus on ja mida ma kasutan väga intensiivselt. See on Tefali optigrill, mul küll ei ole see XL versioon suur, mul on tavaline optigrill Elite, aga mõlemad nad on väga head, et ükskõik mis liha sa sinna peale viskad või minu pärast kas või köögivilja, eks ole, ta teeb seda alati nagu üsna ideaalseks, et ei pea muretsema ja siin on jällegi sama efekt, mis me siin jõulukingituste puhul tihti räägime, et kingi aega, ehk siis see sama asi, et kui sa viskad selle liha või kana või mis iganes asja grilli peale ja ta valid see õige programmi, et teeb seda automaatselt valmis, siis sa saad selle aja kasutada oma sõprade või perekonnaga tegelemiseks, sa ei pea seal panni juures passima, eks ole. Või õues grilli juures, eks ju, et muidu on see grillmeister on alati õues. Ja lisaks ta hoiab ka aega või raha kokku selles mõttes, et võrreldes ahjuga, mis on suur ja mis sul tegelikult kulutab kuumust õhku, eks ole, siis grill nii palju seda energiat tuulde ei lase, et Evelin kindlasti palju kasutanud sellest grilli. Mulle väga meeldib ja ma ilmselt ei oska ilma selle Tefali grillit elada. Kas või see steigi tegemine, see on seal nii lihtsaks tehtud, et panedki selle peale, mis astet sa tahad ja sa saad ideaalse steigi sealt kätte, see ei ole toores, see ei ole kõrbend, see ei ole nätske. Ja igal ühel, eks ole, kui kes tahab seal saada reeri või sellist pooltoores, kes tahab nagu well done'i või täitsa ära küpsetatud, nagu mulle meeldib, siis tegelikult see astmed on olemas, ta ütleb sulle, millal ta selle astme peal on, eks ole, et väga-väga fantastiline. Selle Elite'i puhul ongi nüüd see, et ta hakkab tõesti sekundeid lugema. Et kui see tavaline optigrill siis andis sulle piiksuga märku, kui ta on teatud tasemeni jõudnud, siis see Elite loeb sekundeid. Aitab sulle reaalselt aega, just. Väga äge ja kõik see kilgakogu ja plaadid on eemaldatavad nõudepesumasinas pestavad. Ja sinna saab plaate juurde ka endale, mul seda XL-ile vahvliplaate kahjuks ei ole, küll on see küpsetusnõu, aga tavasuuruses on need vahvliplaadid ka ja no need on ikka kõigi lemmikud. No siis mul ei ole neid veel. Võib-olla peaks mõtlema selle peale. No kindlasti. Aga köögiseadmetes elu lihtsamaks tegija on ju vaieldamatult ka airfryer ehk siis kuumaõhufritüür, mida leidub ka erinevas suuruses, erinevas hinnaklassis, et minu meelest kõik, kes vähegi armastavad süüa teha, igale rahakotile leiab. On olemas valiku. Tefalil on soodsad, Stolleril on soodsad, Philipsil on sellised ülihinnatud, kallimad küll veidi, et praegu on meil... Nüüd on üks pakkumises ka. Ja, et praegu on tegelikult pakkumises on see eriti äge, see valge ja kuldse disaini, kui me rääksime enne sellest kopperist, et see on nii ilus ja ta teeb ka fantastilist toitu, eks ja siin on täpselt sama asi, et ta võtab vähem elektrit ja vähem aega kui ahjuga tegemine, eks ole, et selles mõttes fantastiline. Ma võin öelda, et mul on sugulane, kus siis pere koosneb 5 inimesest, ema, isa, 3 last ja see suur XL airfryer on igapäevases kasutuses peaaegu ja tervele perele tehakse seal ära nii friikartulid, kana kui ka liha ja ta on ka kooki seal teinud. Ja tehakse ja nende kookide tegemine, et ongi need eraldi nõud ju Philipsil on endal olemas, et saad kooki teha, saa liha teha, terve kana läheb sinna sisse, et kogu pere saab sööduks. Ja tegelikult on ju see tervislikum, sest sa ei pane seda õli sinna nii palju. Ja. Täpselt ja teine asi tegelikult, mis mina olen mõelnud, võiks osta, ma tean, mu sõber kasutab ja ma ikka imestan, kuidas ta räägib, kuidas tema mulle 3 minutiga riisiputru teeb, siis on see multikuuker, eks see multifunktsionaalne toiduvalmistaja. Ma ikka, see ka asi, mis mul kuskil nimekirjas on, et kunagi ma ostan, aga ma siiamaani pole selleni jõudnud, et ka asi, mis hoiab aega kokku, eks ole. Eriti, kui sa lastel hommikul süüa teed. Ja muidugi see liha, mis nendest multikuukeritest ja slow-kuukeritest tuleb, et see on nagu sellist ahjus ei tee. Ongi, et nad natuke kallimad küll, aga tegelikult on ju olemas need, Sagel on ja vist Tefalil on, Philips on kellelgi veel on see, et on koos siis nii-öelda see slow cooker, eks aeglane küpsetaja pluss siis survekuuker, see nagu ülimõnus kasutada. Mis teeb kiiresti. Ja seal tõesti, nagu sa ütlesid, et seal võib teha alates pudrust kuni moosini neid asju, et liha loomulikult. Ja veel üks elu lihtsamaks tegev asi, mitte alati, aga mõnikord, mis on selles hinnaklassis juba võimalik saada, mis võtab kui vähe ruumi, on kohvimasinad, see on tegelikult 2 varianti, mis sellisena kas siis on, et üks on nagu päris soodne, on need kapselkohvimasinad, mis mul tegelikult endale meeldivad, kui on nagu tõesti aega pole ja aeg-ajalt jood on või külaliste jaoks teed, eks ole, et seisab su kodus, maksab seal 50-100 vahel, näiteks Dolce Gusto masinad, paned endale paki kapsleid kappi ja siis kui külalised tulevad, siis saad kiirelt teha kvaliteetset kohvi ja sa ei pea muretsema selle pärast. Ja tänapäeval need kohvikapslid on tegelikult juba päris maitsvad, kohvi on väga hea ja valik on nii lai. Just. Meie kodus on kapslimasin kõikide need kakaojookide tegemiseks. On
ma küll tõin need nii-öelda väljaspoolt Eestist, aga Nesquiki omad on meil olemas, on ju, aga seal olid Mars ja Milky Way ja no ikka Aga siis lihtsalt paned kapsli ja vee ja ongi kõike? Jah, täpselt panen kapsli sisse ja seal on juba see pulber ja kõik on minul on pandud. mingi selline kiiks, et ma ei ole küll väga palju, ma olen proovinud neid Dolce Gusto kapsli latte või mingid kapslid ka või kakaoomasid, aga ma tean näiteks need kakaod, mida siin müüakse meil, vahet pole, kas ta on Nesquik või ta on Starbucks või mis iganes, kus on öeldud, et pane vett ja kogu lugu, eks ole, mulle ei meeldi, minu arust on see piimapulbrid on seal liiga vähe, mina panen sinna ikka piima. Ja mina teen ka, kui ma teen tavaliselt pulbrist kakaod, siis ma teen piimaga. Aga noh, mul on tundunud mugavam lastele teha selle kapslimasinaga. Aga ongi, et kapslikohvimasin on mugav, eriti mugav on siis, kui seda kohvi ei tehta nagu väga kogu aeg. Seda on lihtne puhastada ka, Kalle, et ei ole mingi puru ja kõik, et seal ei ole nagu mingit kohutavat filtrivahetust ja tabletipuhastust. Ja võtad selle kapsli välja, paned jälle vett juurde ja järgmine kohvi tuleb. Nendele inimestele, kes nagu kel rohkem meeldib kohvi juua, aga kes tahaks seda väga ise teha, siis tegelikult selles hinnaklassis on ka olemas täiesti arvestatavad espressomasinad, manuaalsed, näiteks Delonghi Dedica seeria, mis on siis selline käpaga masin, kus paned ise oma kohvikoguse sisse, võib-olla ostad eraldi jahvataja juurde, eks ole, tegelikult saab ka neid patju kasutada, aga tegelikult soovitakse kasutada nagu värsket kohvi ja teed täpselt nii kange sellise, nagu sa ise tahad, eks ole, et see on nagu selline fännidele. See on neile inimestele, kes tahavad ise ka natuke vaeva näha ja ise tegelikult selle kohvi tegemise protsessi rohkem juhtida. Just. Sa saad valida uba, sa saad valida jahvatusastet, kõik siuksed asjad. Ja nendele inimestele, kes siis tahavad piimakohvi ise teha, siis tegelikult on olemas ju päris mitu sellist väga mõnusat induktsiooniga piimavahustit, mis samal ajal kuumutavad piima, aga kunagi kõrveta ära. Õigel temperatuurile. Et see on nagu Severinil on, Stolleril vist on ühesõnaga erinevaid. Neid on hästi paljudel tootjatel. Et väga-väga mõnus asi õige temperatuuriga piima saamine. Isegi siis, kui sa kohvi ei tee, tahad lihtsalt kakaot teha või kuuma piima, eks ole, siis... Ja selle vahuse piimaga on kusjuures kakao parem ka. Absoluutselt. Nii et sellised asjad, aga ma ei ole rääkinud tegelikult eriti ilutoodetest, mida tahetakse. Siin on nagu päris palju sellist uusi asju, üks on Balmaini, tegelikult on ka Beureril lihtsam variant ja Balmaini on nagu eriti hea ja veel parem või vähemalt sama hea kindlasti on Dysoni Corale ehk siis juhtmevaba sirgendaja, et vanasti oli selline asi, et sa ei osa, ette kujuta, et need sirgendaja, mis võtab väga palju voolu või läheb väga kuumaks, võib olla juhtmevaba, eks ole, see revolutsioon on ka kiiresti ära käinud. Ma igaks juhuks ütlen veel, et see Beureri ja Balmaini oma on selline võrdlemisi väike, et ta sobib pigem lühematele või õhematele juustele, aga samas plaadi osa on väike. Samas väga normaalses hinnaklassis on veel ka Babylissi oma olemas, mis siis on selles tavasuuruses. Ta tuleb ka koos sellise kaasaskantava kotiga, sa saad kas või autos sirgendada neid ja hoiustada, et see ei pea pärast muretsema, et kus sa selle kuuma sirgendaja paned. Just, et see kott on kuuma kindel. Ja tegelikult ütleme, et kui me võtamegi siin alates Beurerist, siis 59 €, on kõige soodsam ja jõuame välja siis Dysonini, mis on 500, et tegelikult leiab igaüks. Ja see on ülimugav sellepärast, et tihtipeale ongi, kas või on need suvised pulmad, kuhu minnakse, siis on vaja kähku kuskil see nii-öelda juuksed sirgeks tagasi tõmmata või tukka sirgendada, siis see siuke akuga versioon on ülimugav. Jah, aga kui me räägime siin nagu üldiselt ilutoodetest, siis teil on kindlasti ettekujutus, mida veel, nagu ma ei tea, minu arust autoköllerid on viimasel läinud nagu moodi, et kas see on nagu asi, mida tegelikult inimesed soovivad? Praegu tegelikult noored juba teevad päris palju sirgendajatega endale lokke. Igasugust trikk, eks ole. Jaa, sest et see sirgendaja on ikkagi üsna selline hea abimees, et sa saad juuksed sirgeks ehk siis siledaks, aga sa samas saad temaga ka väga ilusad lained keerata. Ja väga palju on neid õpetusvideosid ka netis olemas. Aga kes lokki tahab, sellele kindlasti see siuke automaatne koolutaja nagu ülimugav, sest sa ei pea ise keerutama neid juukseid. Kui me sirgendajast räägime, siis mina ei sirgenda oma juukseid, pole lihtsalt nii palju, aga teie kindlasti teate, olete kokku puutunud, et seal on ka ju, nagu ennem rääkisime hambaharjadest, ma ei soovitanud kõige odavamaid, eks ole, mis on patareidega, et sirgendajatel on ilmselt see piir, mida peaks vaatama. No, kõige tähtsam on jälgida seda, et seal oleks võimalik temperatuuri reguleerida. Sellepärast, et kui osta selline tavaline, mis läheb sul kohe maksimumvõimsuse peale ja sul on pikemad paksemad juuksed, siis umbes poole pealt sa reaalselt hakkad oma juukseid kõrvetama. Et temperatuuri peab saama ikkagi natukene vähendada, peab kaitsma ka kindlasti kuumuse eest. Me ise müüme kuumakaitsevahendeid, neid on võimalik ka igalt poolt mujalt saada ja kindlasti seda, et need plaadid oleksid sujuva liikumisega,
need juuksed ei jääks sul kuskile plaatide vahele ja jälgida, et ühte salku ei tasu päris 4-5 korda tõmmata, et Ja see on ühe koha samamoodi peal ei nagu tohi väga hoida, kahjulik. Sirgendajate puhul on jah vaja jälgida seda plaadimaterjali, et ta oleks ohutu ja tagaks ühtlase kuumuse, samamoodi ka siis just see ühtlane kuumus, et on see IHT. Seda enamus tegelikult naisterahvad juba oskavad vaadata sirgendajate juures, et ühtlane kuumus, et ei tekiks seda kuuma kohta ja kõrvetaks ühest kohast ei sirgenda, aga teisest kohast juba kõrvetab ja need ujuvad plaadid, nagu Kersti ütles, siis ta lihtsalt ei kitku neid juukseid. Endal mugava. Ja muidugi üks asi, mida on tegelikult olemas samamoodi nagu sirgendajat alates seal mõnekümnest, paarikümnest eurost kuni mitmesajani välja ja mida on vaja praktiliselt kõigil, mitte ainult naistel, aga tihti meestel ka on föön, eks ole, ja föönil on väju see, kuna ta on nii ja sinna skaalas. Seal on ka tegelikult asju, mida peaks nagu vaatama, eks ole, et külm õhk võiks kindlasti olla. Ja külm õhk ja samamoodi reguleeritav kuumus, et juuksed ju on erinevad esiteks. Ja see ioonigeneraator on oluline asi. Eriti talvel, sellepärast talvel juuksed tuleb ei oleks elektrit täis, sest kõik need sulejoped ja kõik need sünteetilised asjad ikkagi ajavad juuksed väga elektrit täis. Selle peale me tegelikult ei osanud mõelda. Ja seal on samamoodi tegelikult föönil nii-öelda, millega see sisemus on kaetud, et kallimad on juba seest keraamika, mis jälle tagab ühtlase kuumuse. Okay. Ütleme nii, et ma arvan, et kõik naisterahvad tunnevad ära fööni ja fööni vahe, et kui me oleme käinud sellises keskpärases hotellis, kus sa paned selle fööni tööle lisaks sellele, et sa ei saa oma juukseid kuivaks, siis kui sa need lõpuks poole tunni pärast tööd kuivaks saad, siis nad on sul kõik sellised kahupesa peas, aga kui sa oled ikkagi korraliku suunava otsikuga fööniga oma juuksed ära kuivatanud, siis see on ikka väga suur vahe, milline sa välja näed pärast. Föönil ja samamoodi mina olen väga palju erinevaid katsetanud fööne, siis tõesti kallima fööni puhul jäävad juuksed siledamad. Mina isiklikult soovitaksin Valerat, Philipsit, Kama ja no kõige tippklass on siis Dyson. Dysonil on võimalik osta see Airwrapi komplekt, kus on siis nii föön, koolutaja kui ka sirgendamise versioon kõik koos. No võt, et see on, ei ole muidugi kõige soodsam, aga selle eest on sul kõik ühes ja Dyson on ikkagi selline täiesti eliitbränd, eks ole. No Dysoni suur eelis on see, et sa saad selle ühes karbis, kus sul on kõik need tarvikud seal sees. Jah, see üks karp on sul seal pesumasina peal ja sul ei ole vaja lokitangi, fööni, sirgendaja, trullar ja kõike nagu eraldi. Tead, ma pean ütlema, et see karp on ka nii mega ilus tegelikult. Et selle jätakski niimoodi välja. Aga kui me juba tegelikult rääkis minu toodetest, siis hästi oluline kategooria, mis on natuke kallim kui reeglina, kuigi alati ei ole ka, on iga aastaga järjest tõusev trend ju on fotoepilaator, eks ole. Praegu on viimane aeg alustada. Jah, et suveks karvavabaks saada, siis praegu on ideaalne aeg alustada, jah. Philips Lumea seeria on kindlasti nagu kõige levinum, eks ole, aga siin on ka Beureril on päris mitmeid ja Brownil on, eks ole. Ikka tootjaid on tegelikult, aga siin jälle samamoodi peab mõtlema, et kus ma siis seda karvaeemaldust tahan teha, kas mul on neid erinevad otsikud või Philipsil on äpiga ühendus, annab sulle teada, et täna on jälle aeg sul teha. Ja, et see on minu arust kõige raskem nende fotoepilaatorite puhul, et sa pead tegema seda teatud aja tagant, eriti alguses. Ja Brownil on küll see, et osad mudelid on veidi kiiremad kui Philipsil, aga samas nad on jällegi juhtmega. Philipsil on juhtme vabad, et kus sa teed seda, on ju. Hästi oluline. Tegelikult me võtame neid salongi laser epileerimisi, siis need on päris kallid, et ütleme 2 salongi protseduuri, tegelikult on üks fotoepilaator, mida sa saad kasutada ikkagi väga palju aastaid. Täpselt sama lugu nagu selle juukse lõikamisega. Ja tegelikult on. Lihtsalt siin ongi see, et kui mul on endal see masin kodus, valin mina selle aja, millal ma seda teen. Ja kas või õhtul kell 10 teen ma oma seda protseduuri. Ja aeg raiskama, eks ole, täpselt. Aga lähme edasi võib-olla ilutoodete juurest järgmiste asjade juurde ja siin on minu viimane või eelviimane jutt mängimisest on see, et legendaarne praeguseks Nintendo Switch ja selle uus UM OLED versioon on mul kodus endal olemas ja siin on nagu tegelikult, kui me muidu mängukonsoolidest väga palju ei räägi, sest neid PlayStation 5, mida kõik tahavad väga saada ei ole, eks ole, natukene on, siis tuleb joosta, aga Switch on sellepärast nagu eriline konsool, esiteks ta nagu 2-1, sest ta saab ühendada teleka taha ja saab võtta igale poole kaasa, lastele autosse, pikale reisile kaasa, lõbu palju, eks ole, iseendale kui kuskil lennukisse või rongiga. Ja kui on 2 last, siis on kaklust palju seal tagumisel istmel. No, aga tegelikult saab ju, ja siin, kuhu ma tahtsingi tegelikult jõuda, on see, et mis on veel Switchi puhul oluline, mida mina kodus kasutan, on see, et neil on hästi palju selliseid seltskondlikke mänge, et on tegelikult ainus konsool, kellel on enamus mänge
mänge mõeldud ka ikkagi nagu väiksematele lastele, et seal ei ole nagu väga palju vägivaldseid ja selliseid mänge. Ja teine asi, et neil on hästi palju spordimänge, 2, mis on nagu eriti ägedad, üks on siis Ring Fit, mis on selline rõngas, millega saab teha päris nagu füüsilisi harjutusi ja mida ma kodus olen proovinud ja mis on tõesti nagu ikka päris trenn, eks ole. Ja samas ta on selline lõbus, kuna tal on mingi story juures ja saad teha seal erinevaid asju. Ja neid saab teha kordamööda siis perega, eks ole, või sõpradega või selles mõttes saad nagu võistelda. Ja teine päris uus mäng on, millele ei pea nagu mingit lisavidinat kaasa võtma, on Switch Sports, millel on siis tennis ja jalgpall ja muud sellised spordialad, kus saab ka nagu ikka päris võhma välja, kui sa tahad, et ja saab ka võistelda, kes kõige rohkem, eks ole, kaugemale lööb ja omavahel tennist mängida, et need on nagu tegelikult, kui ta on niisugune, mitte lauamäng, aga kõik teleka külges käib mäng, aga samas on ta seltskondlik, natuke liikuvam ka. Ja saad mängida teistega, sa tegelikult oled füüsiliselt aktiivne ja samas ongi see, et kui sa võtad ta lastele või kuskile endale reisile kaasa, siis ta tegelikult aitab aega veeta ja lapsed võib-olla ei lähe Tallinnast Tartus sõites tüütuks autos, eks ole, ja lollusi tegema, vaid nad on selles mõttes ikkagi nagu kontrolli all. Neil on lõbus ja see on nagu tähtsam. Ja et selles mõttes mina nagu väga Switchi ja sinna juurde käivad siis Switch Sportsi või Ring Fiti soovitan, et väga, väga head mängud mõlemad. Loomulikult, maja kokkuhoidmisest rääkisime, siis veel üks asi, mis minu arust nagu fantastiliselt hästi hoiab aega kokku, on robottolmuime ja ta hoiab veel järjest rohkem aega kokku, sest nüüd on nad ka mopivad, ehk siis ma tegelikult ka see lisaks tolmu imemisel, aga põradapesu nagu nende hooleks jäetud. Eveli oskab neist hästi rääkida, tegelikult palju neist rääkinud ja see väga pikalt ei räägi, aga mina tunnen, et nagu ilma elada on keerulisem kui sellega. Ja selles mõttes seda ilma elamist seda ma ei kujuta ette, aga neid on ja hinnaklassid on hästi erinevad. Ja tegelikult on robottolmuime, ma arvan, viimase 5 aastaga on arenenud nii ülipalju, et nad on tõesti, nad on väga head, enam ei ole niimoodi, et see odavam ots on lihtsalt sellepärast, et mingi robot oleks nurgas, vaid ta päriselt teeb ka tööd ja igaüks leiab endale oma mudeli. Kas ta siis tahab ainult kuivpuhastust, tahab ta moppivat puhastust, kas on mõistlik leida hoopis see, mis tühjendab ise oma konteinerit või kuidas nagu perele mugavam on, et aga jah, ta on pigem selline kogu pere kingitus juba, et kogu pere tahab, et see põrand puhas oleks. Et selles osas on jah, valida tõesti nagu väga palju. Samal ajal, kui robottolmuime tööd teeb, saab perega kvaliteet aega veeta. Täpselt, see ongi see, et see hoiab nii palju aega kokku, et pool tundi iga korra koha vähemalt, eks ole. Ja see on iga aeg, mida tagasi saa, kui sa seda seal mopiga kodus. Ja mina kasutan seda moppimise aega selleks, et mulle alati lastel ütlen, siis peab õue minema, et siis me lähme koos õue. Ja kui me tagasi tuleme, on põrand mopitud. No täpselt, eks siis ongi see, et me robotile eest ära minema ja saad nagu leida mingi välise tegevuse, mis on muidugi see siuke kasu, nagu mul alguses robotist oli, et kõik mänguasjad tuleb ära korjata, siis see läks mööda, sest nad said aru, et suuremaid mänguasju see robot ära ei söö. Et ei aita enam, tuleb ikka ise korjata. Kas sa seda trikki ei tee, et kui sa mänguasju roboti eest ära ei võta, siis selle koha vaid pärast ise üle tõmbama, lastele nüüd lapp kätte. Tead, see robot nii mõnusalt lükkab neid edasi, et ta jõuab kõik kohad ikkagi ära puhastada. Ja robotist me rääkisime, aga üks asi, mis veel on, me enne rääkisime kelladest, siis tegelikult siis 500 ja 1000 hinnaklassis, kui me sinna kanti oleme jõudnud, on toimunud midagi väga huvitavat sel aastal. Esiteks on see, et nutikellatootjad on trüginud hoolega spordikellade maale ja spordikellatootjad on üritanud minna nutikaks, ehk siis Samsungil on Galaxy Watch 5 Pro, mis on väga tugev ja pika akukestvusega spordikell. Apple'il on Apple Watch Ultra, mis teeb imelisi asju, näiteks tal on nüüd uus äpp, mis teeb temast tegelikult siis sukeldumiskompuutri, ehk siis inimesed kõik, kes sukelduvad ja tahavad näha, kui sügaval on ja kui palju nad liiguvad, on Apple Watch Ultra, just mitte teistega see võimalik. Ja Garminil on Phoenix seeria ja eriti Epic seeria, mis läheb sinna 1000 euro kanti üles, millel on siis nüüd ka samasugune väga särav AMOLED ekraan, nagu on Samsungi ja Apple kelladel, aga aku kestab ikkagi 4-5 päeva ja päiksepatareiga versioonid ja veel kauem. Loomulikult kõik need muud asjad, maksmised ja muusika kuulamised, et sa saad võtta panna klapid külge ja minna ilma telefonit õue jooksma või matkama, on kõik olemas. Ehk siis siin huvitav sümbioos, kui me räägime siin 1000 eurosest või ütleme alates 400-st tegelikult 369 maksab Galaxy Watch 5 Pro praegu soodushinnaga, tavaliselt on üle 500 euro. Apple Watch Ultra loomulikult eliittooten on üle 1000 euro, need Garmini kanged kellad on siin samas, või alla 1000 euro, 999 on samasse hinnaklassi, et tegelikult seal toimub midagi väga põnevat, et Apple ja Samsung trügivad väga efektiivselt spordikellatootjate siiamaani nagu ainult Garmini Suunto ja selliste käes olevale maale. Ja vastupidi, Garmin ja Suunto ja teised üritavad siis nagu vastupidi ise nutikamaks muutuda. Seal juures akuaega
mitte ohverdades. Me näeme siin huvitavaid asju, aga kõik, kellel on nagu tõsised spordifännist sõbrad, kes kella tahavad, siis see valik on parem kui kunagi varem. Ja need on ja pigem juba ikkagi tegelikult päris sportlasele, et ütleme tavakasutajal niisugust tervise jälgimist nagu võib-olla vaja ei ole, aga tihtipeale ka me ei ostagi oma vajaduste järgi neid asju, vaid oma tahtmiste ja soovide järgi. Kõigile, kes tahavad saada ägedat kella, mis teeb palju asju hästi, siis see valik pole kunagi nii hea olnud kui praegu. Ma arvan küll, jah. Ja ilusad on, nad on läinud nii ilusad, kui ennem oli alati see, et see spordikell oli siuke kole ja pigem nagu mõtlesidki, et meeste kellad, et mina küll siukest käe peale pane, siis nüüd on ikka riiulist päris mitu tükki, mille võtaks. Mina muidugi jätkuvalt ootan, millal Apple oma akusid natukene paremaks teeb, et Apple'i sellel Ultral on endiselt aku tööaeg ju 24 tundi. Eks see on nagu selles mõttes paratamatu, et vaata, miks Garmini akud kestavad kauem on see, et neil on protsessorist on kõvasti tahim, et nad ei ole lihtsalt nii targad ja seda balanssi saavutada, et Apple kindlasti ei ole nõus andma oma nutikusse midagi ära selleks, et aku kestaks. Ja see tähendab seda, et tehnika peab piisavalt palju arenema selleks, et see aku kestvus nutikusel järgi jõuaks, eks ole. Kui me kunagi sinna jõuame, praegu me oleme lihtsalt kompromissi ees. Ja lihtsalt kui sa kasutad seda kodus või oma igapäevaelus, siis see ei olegi takistus. Niikuinii õhtul paned telefoni laadima, paned kella laadima. Kõrvale, aga just, et kui sa lähed kuskile mitmepäevasele matkale, et siis oleks vaja ikkagi osta see akupank, millest me rääkisime. Et saaksid laadida. Ja see on ka tegelikult ju, nüüd on ju, kui me rääkisime ennem siin USB-C-ga, et pisikese kaabliga laetavad akupangad või mis laedavad, siis tegelikult ju Apple Watchi uued laadid on ka USB-C-ga, ei ole seda suure pistikuga, et laevad ka kiiremini. Aga viimaseks selliseks, või mitte päris viimaseks, aga räägime natuke ekraanidest ja võib-olla sellistest mitte väga kallistest ekraanidest. Ja see on kaks huvitavat asja. Üks on alla 500 €, mis minul silma jäi, on see, et 55-tolline Hisense'i QLED teler on nüüd 450 €, mis võib-olla muidu ei oleks nagu mainimist väärt, aga nii hea ekraaniga, nii suurt telerit sellise hinna eest ei ole varem kunagi saanud. Kui telekat ostas, ka telek ostmiseks on hea aeg. Ja eks ta on täpselt samamoodi, nii nagu me rääkisime robotitel, et see nii-öelda kvaliteeditase tõuseb ja hinnatase tegelikult tuleb natuke nagu allapoole, et telekates on täpselt sama ju käimas. Et kui ikkagi nagu QLED ekraan, mis on nagu eriti hea kontrastiga, väga heade värvidega alla 500 €, siis ja 55 tolli on tegelikult selline Eesti keskmise kodu lemmik suurus, sest et suuremat on mõnikord keeruline paigutada ja väiksemat keegi enam ei taha, eks ole. Ja see on kõige müüdavam suurus. Just. Teine asi, mille peale ma ise olen mõelnud ja millest ma siin ka meie ajakirja tegelikult natuke artiklis mainisin, on miniprojektorid, et kui vanasti oli see, et suure ekraani saamiseks oli vaja kas siis suurt telekat, mis oli kallis, või suurt projektorit, mis oli ka kallis ja jube tuli lakke kuskile panna, jah. Siis nüüd on nagu olemas need pisikesed miniprojektorid, mis võib-olla ei tee nagu niivõrd head pilti kui telekas või suur projektor, aga see ei olegi eesmärk, et tegelikult mis nende eeliseks on see, et kui sul on lastetuba või magamistuba, siis tahad midagi vaadata. Siis sa viskad selle projektori sinna püsti, sa saad paari nuppvajutusega selle pildi paika, sa ei pea kustuma ekraani, pilt muidugi ekraaniga on parem, aga tegelikult nad näitavad ka värvitud seina peale, vest see teinuks heled, olla peest, võib-olla kollakas, võib-olla hallikas. Pigem ühe värviline, jah. Just, näitab ka täiesti vabalt, et oskab ise kompenseerida, et saab aru, et see ekraan on hall ja ta teeb selle pildi õigeks, eks ole. Ja see Samsungi Freestyle projekt on eriti aga selle poolest, et enamus neist oskavad näidata ka lakke, voodis vedel, et sa saad ka laest vaadata. Ja tegelikult saad selle õue kaasa võtta. Just, ja Freestyle'i saab ka panna, tal on olemas lambi pirni pesa kinnituseks, saad lambi külge kinnitada pirni asemele, näidata ülevalt alla, eks näiteks laua peale või põrandale. Lastel on lõbu laialt, eks sellise asja. Et see on nagu ideaalne magamistoa või lastetoa pildi näitamise vahend. Ja sellel Samsungi projektoril on ka 360 kraadi heli. Siis tagab igale poole ühtlase heli. Eks kõlar on ka, enamus neist on kõlar küljes, mis siis tegelikult ei vaja ka mingit lisakõlarit ja selles mõttes nagu väga äge, see maksab praegu 799, eks ole, et väga äge lahendus, eriti lastetuppa, eriti kui on selline lastetuba, kus on mitu last. Ja teine asi on tegelikult ju suvilasse, et selle pistan ma kotti ja tulen sealt suvilast ära, aga telekaga ma vist ei reisi nagu edasi-tagasi, et aga telekat sinna jätta ei raatsi, sest see võidakse ära viia või ta lihtsalt saab niiskuski kahjustus, eks ole. Et see on niisugune mõnus kaasavõtmise võimalusega. Võtab väga vähe ruumi, samas teeb väga suure pildi, eks ole, väga mõnus asi. Ja sellises hinnaklassi asjadest rääkides, siis loomulikult telekatest juba rääkisime, siis tänapäeval on see häda, et telerite heli ega ta väga hea ei ole ühelegi, sest et tegelikult see kõlarid, mis külge mahuvad, on väga väiksed. Ja telekas on hästi õhuke. Just seda suuremat kõlarit sinna vaja on või seda väiksemat kõlarit sinna mahuvad. Selle jaoks on olemas soundbarid ja siin on toimunud ka ikkagi fantastilised liikumised, et esiteks juba 100 € saab sellise lihtsa soundbari, mis teeb kõvasti paremat häält kui teleri enda kõlar. 300 saab väga head heli tegeva soundbari ja siin
JBL-i päris ruumilist heli tegev soundbar on nüüd 549, mis on kõige soodsam hind, mis ta kunagi olnud on minu arust, millel on siis sellised juhtmevabalt ära käivad kõlarid, et ta on nagu selline pikk soundbar, mille otstes käivad 2 kõlarit ära, mis on akuga, mille saad filmi vaatamise ajaks selja taha panna, tekitada endale päris round heli, aga sul ei pea olema nagu need kõlarid vooluvõrgus ja nad ei võta sul ruumi ja nad ei ole sul laua peal koledad. Vaadab filmi ära, pistad nad sinna klõpsine soundbari külge laadima ja sul on tuba puhas ja selles mõttes selline ei ole liiga palju tehnikat, ütleme niimoodi. Ja heli on fantastiliselt võimas, et saab lisaks filmi vaatamisel täitsa vabalt muusikat kuulata, asendab igasugust kodukino. Ja meie just endal kodus vahetasime ka välja just nimelt sellepärast, et meil tegelikult olid, ma isegi tea, 4-6 kõlarit juhtmetega ja kui ma tahtsin tuba ümber tõsta, siis ma pidin kogu aeg neid juhtmeid uuesti vedama, ehk siis soundbar, ülimugav telekal. Väga minimalistlik ja väga hästi teeb oma töö ära. Just viimane asi mängurid, kui me ütlesime et ennemalt, et nagu eelviimane mänguri asi, siis viimane mänguri asi on tegelikult sülearvutid. Nimelt eelmine aasta juhtus esimest korda see asi, et hea ja korralik mänguarvuti maksis, millega soovitada julgeb, maksis alla 1000 euro ja praegu on samamoodi, et tegelikult juba seal 800-900 algavad täiesti korralikku, mitte küll kõige kangemaid mänge mängivad, aga sellised tavalisi mänge mängivad mänguarvutid. Praegu on juba see 144 Hz ekraaniga, mis on siis kiire, mida tegelikult tänapäeval nagu lapsed või noored, kes mängivad, vaatavad. Sellise ekraaniga arvutid on ka siin asused. TUF Gaming A15 on 999 ja tegelikult neid on teisi veel, mis jäävad sinna 3-kohalise hinna piiresse ja mis on piisavalt head, et vanasti pidi vanasti mõni aasta tagasi pidi sellise arvuti eest ikkagi 1500-2000 välja käima, nii et seal on ka toimunud, siin on ka ja see hind natuke suur revolutsioon. Loomulikult me varastame sellega, et mänguarvutite puhul kui ta ikkagi täisvõimsusega töötab, siis aku väga kaua ei kesta, ehk siis ta ei sobi võib-olla väga hästi selliseks kännu otsast töö tegemiseks, aga mängimiseks sobib väga hästi. Aga natukene ma tahtsin ka puudutada telefone ja siin on nagu 3 asja, mis on sel aastal toimunud. Üks on see, et aastitootjad, eriti Xiaomi on väga aktiivselt kiirendanud, esiteks hinnad on head, aga teiseks on nad kiirendanud laadimist, ehk siis praegu on 539 euroga saab siin Xiaomi 12X-i, mis on 67 vatsi laadimisega, mis tähendab seda, et ta laeb selle suure aku täis põhimõtteliselt tunni ajaga, eks ole. Ja tal on ka 120 Hz ekraan ja väga võimas kiip, et selle raha eest väga mõistlik telefon. Tegelikult on olemas ka siin Xiaomi Redmi seerias paarise eurosed telefone, mida näiteks vanematele kinkida, väga mõistlik. Ja kellel ei ole seda funktsionaalsust nii palju vaja, kui teistel telefonidel on. Ja siis 1000 euro kandis on tegelikult Samsungi Flip 4, alla 1000 on 128 gigabaidis mäluga versioon, aga mina soovitaks maksta 50 eurot rohkem, 1049 on 256, ehk poole rohkem mälu ainult 50 euro eest. Eelmine aasta ma proovisin seda esimest Flip 3, mis tegelikult on ka vist hetkel, kui mälu mind 800 eurot, tegelikult see on mul endale väga meeldi just see kokkulapitav versioon, sest et ta on tõesti taskus väga pisike, eriti kui suvel mingit lühikeste pükstega ringi käid, kus sul ei ole nagu väga palju kuskile panna või isegi käes hoida, eks ole, et ta võtab väga vähe ruumi, aga samas kui ta lahti keerad, siis ta ikkagi töötab nagu täismõõdus telefon ja lisaks mulle meeldis see, et kui ma kella näiteks ei kanna või tahan telefoniga maksta, siis ta töötab maksmisel ka kinnisolekus, ma ei pea selleks lahti tegema seda. Mina oma telefonil pean nii-öelda nägu näitama. Just. Aga sellel on see, et tal on külje peal, kui sa tahad alla 50 euro makstes, sa ei pea midagi tegema, kui sa üle 50 euro makstes, külje peal on sõrmele lugema, et selle näpu sinna pööda vastu ja töötab. Ja 3. asi, mis on selle aasta toimunud, on see, et iPhone Pro on kalliks läinud, aga selle eest enam alla 1000 Prod ei saa, aga selle eest on nad saanud lahti kulmust, ehk siis uus iPhone Pro, uus selline teabituste süsteem, mis kasutab ära siis seda kaamera ümber olevat sellist tabletikujulist ala, näeb nagu nii äge välja, et see on esimest korda, kui ma mõtlen, et iPhone on tõesti väga asi, mida ma ei ole iPhone'i kasutaja. Et tegelikult, kui nagu on inimesi, kes iPhone'i soovivad, siis nii mõni aasta tagasi ma ütlesin, et tavaline odav iPhone on nii heaks läinud, et Prod võib-olla enam ei tasugi osta. Selle aastal on vastupidi. Mina tahaks ka, aga mina ei tea, kas minu päkapikud kuulevad. Selle aastal ma mõtlen, et kui uus iPhone, siis see võiks siiski Pro olla. Ja üks toode veel, kui me arvutist rääkisime, siis kui ma enne ütlesin, et mänguarvutid on väga head ja võimsad, aga nendega väga pikalt ei kannata tööd tegemas, nende akud täisvõimsuses pea vastu, siis meil on pakkuda ka arvuti, mille aku peab täisvõimsuses väga palju vastu. See on uus M2 kibiga MacBook Air, esiteks täiesti vaikne, ta oli ventilaatorid sees, ta on üliõhuke, ta on ülikerge ja konkurentsitud kõige paremini vastupidav akuga. Ei ole küll ka, nagu ma ei saa öelda, et väga kallis oleks, aga ta ei ole ka väga odav, et 1500 euro kandis algavad nagu need mõistlikud mudelid ja just need uued selle aasta mudelid. Ja seal on küll see, et kui ma tahan ikkagi nagu töö tegemiseks või lihtsalt meelelahutuseks hea akuga
võimast arvutit, siis nagu MacBook Airist me ei saa üle ega ümber, et see on nagu hea valik. See on väga hea ekraaniga ka, et kellel on vaja teha graafikat või videotöötlust või fototöötlust, et siis on Maci ekraan on hoopis midagi muud. Ja minul näiteks, mul ei ole küll uus mudel, eks ju, mul on samamoodi siis MacBook. Koolis on ülimugav, ma ei pea kaasas kandma mingid laadimisjuhed kogu aeg. Täpselt. Ja ma peatun korraks ka veel mõnel asjal, mida me oleme nagu mõnes mõttes rääkinud, aga natuke nagu lihtsalt tootepõhiselt, et kui nagu hind ei ole takistuseks, et mis nagu sellist kõige-kõigemaid asju, mis meil on, et ma ei räägi siin Samsungi microLED teleris, mis maksab 150 000, et selle ma jätaks välja. Aga võib-olla ei ole päris see jõulukink, eks ole. Ei mahu jõuluvana kingikott. Aga kui me räägime soundbaridest, siis kõige-kõigem soundbar, väga nutikas, tohutus kogus erinevaid streaming-teenuseid toetav Sonos ja neil on olemas komplekt, kus maksab 2249, millel on siis Arc soundbar koos subwooferi 2 tagumise kõlariga, juhtmevabandena, väga hea heliga, väga nutikas komplekt soundbari, mis on väga hea. Ja Eveli oskab rääkida, ma tegelikult olen varem rääkinud, aga kui me enne rääkisime sellest, kuidas siis robot teeb elu mugavaks, siis T-Bot X1 teeb elu veel mugavamaks, eks ole, sest ta aga peseb mopi ära. Ta peseb, see ongi minust jumala hästi äge funktsioon sellele mudelile, et kui tavaliselt tühjendatakse lihtsalt ära tolmukanister, siis see mudel nüüd loputab ära mopi. Et väga paljud on mopiva roboti puhul just pidanudki nagu miinuseks seda, et ta käib selle ühe mopiga ja muudkui mopib selle sama mopiga, siis T-Bot X1 peseb ära selle mopi vahepeal. 1500 natuke alla hinnaklassi üsna kalli hinnaga robot-tolmuime, aga selle eest vabahaeg on kõike väärt, eks ole, et selles mõttes elu teeb mugavaks. Viimase asjana ma võib-olla mainiks ära mõned ekraanid, et esimest korda saab Philipsi Ambilightiga uue OLED 65 tolliseks väga suure ekraaniga teleri saab alla 2000 euro. See tasuks ka veel ära kasutada, sest et see on tõsiselt auhinnatud ja väga hea pildiga, väga hea teler, lisaks Ambilighti valgustus, mis teeb sellise efekti, et nagu pilt oleks suurem, kui tegelikult on. Ja mis on silmadele hea, Ambilight. Ja teine asi, kui on veel suuremat ekraani tarvis, siis Hisense'i on olemas laserteler, mis tegelikult ei ole teler, aga mis on projektor, mis käib teleri asemel, ehk siis kui tavalised projektorid peavad olema teises seinas või kuskil laes, eks ole, siis laserteler projektori kast on selline pisike, mis käib siis selle koha peale teleri laua peale, kus tavaliselt teler istub ja selle laua kohale käib siis ekraan, antud juhul on ta 100-tolline ja 100-tollise laserteleri hind on 2799, aga peast ei mäleta, kell alla 3000 euro ja sellise hinna eest, sellise kvaliteediga ekraani sellise suurusega ei ole kunagi varem saanud, projektoriga on saanud, aga see kvaliteet ei ole olnud sama ja see paigaldamine ei ole olnud kunagi nii lihtne. Eks sul ei pea mingisuguseid asju juhtmeid vedama kuskilt ühest toa otsast teiseks, vaid suure ekraani saab lihtsalt ja hea hinnaga, et see on tegelikult üks selle aasta suurimaid innovatsioone. Saab omale kinotoa teha. Just nimelt, või lihtsalt suure ekraani tavalise elutuppa, sest et tavaliselt meil on päris tihti on nagu üks sein on üsna tühi. Aga on teil veel midagi soovitada? See ei ole küll otseselt nüüd jõulukingiks, aga see on seotud jõuludeks ette valmistamisega, et räägime Twinklist. Ahah. Tulukesed. Jaa, mis nutikad on meil väga nutikad tulukesed ja milles on nagu väga palju erinevaid valguslahendusi võimalik teha, saab teha LED-ribasid, LED-seina. Värvi muuta. Ja need on äpiga juhitavad, väga energiasäästlikud. Siin ilmselt tekib see, et iga päev on uus muster. Just, et seal on nagu, mis ongi see Twinklide värvilisi tulukesi on kõik poed täis, eks ole. Sest Twinkli eriliseks teeb on see, et esiteks töötab koos teiste nutikuiduseadmetega ja teiseks on see, et sinna saab peale teha mustri, et mingisuguse Ameerika lipu või sinimustvalge lipu või vastavalt mingile rahvusvahelisele päevale. Keegi siin meie üks töökaasline proovis, temale hakkasid põdrad jooksma kuuse peale, eks ole. Eks siis nagu igasuguseid selliseid huvitavaid mustreid, ta annab nagu meeleolu väga hästi. Ja tegelikult, kui me räägime, et see on selline kuuse peale praegu jõuluteema, tõsi, ta on tegelikult väga hea kuuse tuluke, aga tegelikult sa saad pärast, kui sul ei kasuta neid võib-olla kuuseküljes jaanuaris või suvel, siis sa saad tegelikult teha sellega mingi muu nutikodu lahenduse, panna kuskil ääre alla ja teha valgustuseks, et väga hästi töötavad. Ja neid saab kõiki omavahel koos ka juhtida. Just. Ja kui me juba siin nagu kodukino valgustusest või kodukino või nutikodu valgustusest rääkisime, siis tegelikult ma tahaks ühte asja veel maininud lisaks Twinklile, mis on tegelikult väga hea mõte, on Nanolifi siis sellised seinaplaadid valgustusega, need on erinevad, ühed on puitimitatsiooniga, mis disaini elemendid, siis on sellised ribakesed, on sellised kandilised
et just samamoodi jällegi disaini elemendiks ja kui elutuppa isegi ei taha, siis lastetuppa on see nagu ideaalne lahendus, kuidas nagu sellist esiteks hubasust luua just ja teiseks sellist hästi head huvitavat disaini, mida saad ka siis vastavalt tujule muuta, eks ole. Ja sina räägid lastetubadesse, tegelikult on need üliägedad on nii-öelda trepihallidesse. Et kus saab ka selle seina peal siis valgusega mängida. Lisaks siis nii Philips Hue'l kui Nonolifil on olemas ka need LED-ribad, mida saab juhtida ja muuta, eks ole, vastavalt sellele. Vinklil tulevad ka, praegu vist meil hetkel valikus ei ole, aga tulevad ka need ribad, et saad panna kööki kapi alla või kuskile. Ja siis on värvi muuta. Väga huvitavad värvilahendusi. Tuleb see äpp enda teada ainult hoida, et keegi teine minu lemmikvärvi ära ei muudaks. Jaa. Minul on tihti see äppidega on see asi, et vaatan YouTube'ist videot ja siis tuleb, eks ole, perel mõlemal telefonil tuleb see juhtimise teavituste alla ja siis mu teine pool aega pajutab ta seisma ja siis ta käib värvida sellega. Meelega. Aga sellise põneva lõpuga me selle saate kokku tõmbame, et kindlasti ma usun, et saade oli pikk, aga väga häid soovitusi täis. Ma usun, et kõik leidsid endale siit midagi, mida oma sõpradele või lähedastele kinkida. Ja meie tuletame meelde, kui te tahate meile teada anda, kuidas võiksime seda saadet teha, millest rääkida, mis teemal nõu anda. Palun kirjutage meile, meie meiliaadress on saade@euronics.ee või jätke oma kommentaar meie Facebooki ja Instagrami postituste alla, me loeme need kõik läbi ja loomulikult teeme saadet nii, nagu teie soovite. Meiega täname kuulamast. Aitäh!